Veel terve rida. Ma praegu ei hakka nimekirja esitama, esitan hiljem need, kes võiksid Jaanist rääkida hulga aega. Aga paberit on mul selle jaoks vaja, et ma järje peal püsiks, et asi ei läheks 5-tunniseks. Järgnev ainult sissejuhatav 2-tunnine sõnavõtt 5-tunnisele kõnele. Igaks juhuks ma ütlen, kuna siin on palju noori inimesi, ma Erki Aavik ja Jaaniga mängisime paarkümmend aastat pilli koos. Ja siis ma ütleks, et ligi 40 aastat olime päris head sõbrad. Tiit Kalluste muidugi on kõigile tuttav isik. Täpsustuseks ütlen, et Tiit ei olnud küll kunagi akadeemilises mõttes Jaani õpilane, aga eks me olime mõlemad tema õpilased kogu selle aja jooksul. Ja näiteks see lugu, mis me siin praegu mängisime, no see oli üks selline tüüpiline Jaani armastus. Eks terve elu saatis teda üks kummaline ja veider kiindumus selle rahvamuusika vastu. Selgitamatu asi, aga nii see on. Ja mida peab ütlema, et taustaks, et Jaan oli erakordselt erudeeritud inimene. Ma pean tunnistama, et see ei ole muusikute hulgas just tingimata väga tavaline. Ja miks ei ole? Sellepärast, et saada heaks instrumentalistiks, selleks üldiselt tuleb alustada 4-5 aastaselt. Ma ei alahinda ühtegi teist ametit, aga tingimusteta näiteks ikka muusikuks õppimine on üks kõige kauemini õpitavaid ameteid maailmas. Ja kui tahad saada heaks instrumentalistiks, siis kulub ikka 6-8 tundi päevas pilli harjutamisele elu kõige õrnemates aastates, terve algkooli ja keskkooli ja konsi aja või ülikooli aja. Mis selle kõrvalt siis ikka muud üle jääb, eks ole? Noormees tahaks ju vahest mõnele tüdrukule ka pilgu peale visata, millal sa siis loed või õpid. Eks Jaani erudeeritusel aitas kaasa see, et paljud võib-olla ei tea, aga Jaanil oli sõjaväes, Vene sõjaväes olles väga tähtis ja keeruline amet, väga harva esinev amet, ta oli raamatukogu hoidja. Sealt tuli siis muidugi see, et venekeelne ilukirjanduse lugemine oli tal käpas, kes teab, kes loeb näiteks vene keeles, ega see vene keele valdamine üksi ei aita, see lugemine on aeglane, vaevaline, aga Jaan luges kiiresti. Leiganid vast mäletavad, et trennis klaveridega istus, mis tal puldi peal oli. Tal ei olnud loomulikult noodilehed puldi peal, tal oli vene klassika oli tal seal. Keeras lehte kiiresti. Luges ja luges, nii et selles mõttes ta oli küllalt eriline, see kujundas ka tema maailmapilti. Aga eks tema ajast oli iseloomulik lastetuba, sellel ajast oli iseloomulik selline tagasihoidlikkus, heitis sageli, või mis heitis, hoidis nagu tema võib-olla sellist säravat annet rohkem varjus, kui see õigus oli. Ta oli ise ühest küljest väga joviaalne, väga sõbralik, nagu me mäletame. Ma mõtlesin, kas ma seda lugu räägin või ei räägi ja võib-olla vaatan teie nägude pealt, kas räägin, aga ma räägin selle loo kohe ära. See hea näide Jaani suuvärgist oli see, kui me olime Viru varietees. See esimene programm, mis seal oli 2,5 tunnist poolt, siis esimene pool lõppes sellega, et siis mingi efektne tantsunumber, nagu Mait Tagunet seal lavastas. Ja siis 7-liikmelisest ansamblist meie siis Jaaniga 8 läksime edasi pilli mängides, kõigepealt sinna tantsijate juurde, kui see tants ära lõppes, läksime Viru tolleaegsete nende laudade vahelt, siis tagant köögiuksest välja või kelnerite uksest. Ja köögiukse kõrval oli, see üks 83 või sellisel ajal. Köögiukse kõrval oli niinimetatud administraatori laud, seal istusid alati, kas need, kes siis pidi pillimeeste tuttavad või Mait Tagu tuttavad või enamasti ikka administraatori tuttav, kes seal istus. Ja seal istus tollel ajal pimedas nurgas hiljem hästi tuntud korraldustegelane, muusikakorraldustegelane, mis ta nimi, Jüri Makarov. Jüri Makarov istus umbes sellises asendis seal. Ja kui me sealt tulime, Jaan ees, mina taga pimedas, eks ta noor poja oli, ega ei saa talle siis tagantjärgi seda ette heita. Eks me kõik olime noorena uljad ja ega tema ei hakanud oma jalgu sealt eest ära võtma. Ja Jaanikene oma 18-kilose skandallipilliga komistas seal. See oli puhas ime, et ta ei kukkunud pilli ja silm nagu lõhki seal pimedas. Jaan, nagu ta oli, äkiline, piha lahtus küll kiiresti, aga tõusis seda kiiremini. Ajas selle asja seal koridoris kohe üles. Nõukogude-aegne Viru varietee poolt mingisugune lihtne lõbustusasutus. See oli ikka struktureeritud, käitis proua Leemet. Oli seda tähtsam, et tema abikaas oli kapten Leemet, kes oli, eks ole, selle Tallinna laeva kapten. Tõstis administraatori proua tähtsust veelgi. Kutsuti kohe, kes vaja, Makarov koridori.
Sommer nagu ta oli niisugune äkiline ja otsekohene. Kes sa üldse oled siin ja miks sa seal istud? Aga Makarov diplomaatilise ande poolest ka ikka natukene silmapaistev otsustas, et siin ei ole mõtet suurustada, siin tuleb ära leppida. Ei, lepime ikka ära, et palun vabandust ja ma olen ka muusik. Sommer vaatab, mis muusik? Ma tunnen kõiki Eesti muusikuid, mis muusik sina oled? Makarov, ma olen diskar. Sommer, diskar on muusik, siis kiriku kellamees on helilooja. No selline oli selline Jaani üldine hoiak. Kui me talle seda 25 aastat või 30 aastat hiljem meelde tuletasime, siis ta naeris küll, aga hästi ei uskunud, et ta on niimoodi öelnud, aga noh, see on klassikaks muutunud juba üles kirjutatud lugu. Aga tõesti, kuna 5 tundi kästi täis rääkida, siis ma räägin paar sõna, mis Jaan ka tegi elus. Eelkõige muidugi oli ta suur muusik, akordionist. Labidameeste ja tänapäeval kahjuks ka ametnike suhtumine muusikutesse on ju teada. Pilli me mängime ju kõik, aga no mis tööd sa teed? Ma toon näite hiljaaegsest korrast, kus me Jaaniga pidime ühte kohta pilli mängima minema, mõni aasta tagasi. Üks kohalik omavalitsus ikka nuias, et tulge ikka ja lõpuks kauples nagu selle 5 euro pärast. Ja iga niimoodi me etsime selle lõpuks ikka ära, et inimestel oleks hea rahulik. Ja siis ma huvi pärast küsisin, et palju muruniitja saab, kui ta selle platsi siin puhtaks saab. Siis see oli selge, et tema saab ikka tükis rohkem, kui üks elukutseline muusik saab tunniajase töö eest. Nii et see oli teada ühest küljest. Ja Jaan sellise asja all kannatas üsna palju. Aga nagu öeldud, ta oli suurema osa elust ikkagi lõbus ja joviaalne. Ja miks ma nimetasin labidamehi? Jaan oli heas mõttes muusikuna selline mees, kes ei põlanud ühtegi tööd. Ta esines suurtel lavadel, aga ta vajaduse korral tegi ära ka labidamehe töö. Ega see ei ole vist avalikult teada, et ta 70 aasta vältel tegi kõik tantsupidude seaded, muusikaseaded ja mängis need ka sisse kord ühe, kord teise ansambliga. Need on Eesti raadios suuremalt jaolt alles, kõik need salvestused. See on suur töö. See on just nimelt nagu labidamehe töö, ropp, ränk töö. Aga seda ta tegi aastaid. Ja muidugi see tema kiindumus rahvamuusikasse, ma usun, et ta on ikka peaaegu kõigiga koostööd teinud, kes siin rahvamuusika või rahvatantsu asjus silma paistsid. Rääkimata siin, mis ta nüüd kumb ta oli, Ilma Adamson. Ja sõprus, eks ole, siis Ülo ja Pill Luht olid hiljem Kuljuse juhatajad, kes see oli see Selma Salme Valgemäe muidugi, palun vabandust. Ja Salme Valgemäe, ma vaatan igaks juhuks, mul on need asjad ikka kirja ka pandud, ega ma päris... Sinna ma jõuangi olnud. Sa oled kaotanud esineja närvi. Tähtsamad asjad tulevad ikka järjekorras. Rosinad on hiljem. Rosinad, muidugi tuleb hiljem. Ja ütleme siis see Kuljus oli TPI ansambel, aga siis Salme kultuuripalees oli ju Nelli Uustalu ansambel Kullaketrajad, näiteks sinna ta tegi palju muusikaseadeid. Ja muidugi suur töö siis, kõige suurem pikaajaline töö muidugi Kristjan Torop ja Leigarid Kalevjärvele hiljem. Aga eks eelkõige Kristjan, kui me siin pinkide juures oleme, siis Kristjanist ja Jaanist rääkides, nad võisid olla kõikides elulistes küsimustes eri meelt. Kas enne esinemist peab julgustama ennast või ei pea, eks ole, ja kuidas ikka see muusika roll tantsus ja nii edasi. Ja see on kõigi tantsujuhtide eluaegne arvamus, et muusikal pole mingit ülesannet. Muusika on sõbramehe poolest võetud siia punti. See on vist nii. Muusika ei sega teid, jah, õige, see on õige. Muusika ei sega teid. Jaan tõesti ei seganud, nagu siin Kalevgi ütles. Aga siis ma ütlesin, et peab olema järg ees. Üks tähtis asi oli Eesti tantsujuhtide rahvatantsurühm, olete nõus sellega? Seda muusikaosa tegi Jaan seal aastaid, Ülo Luht tuletas eile meelde Moldaavia reisi 73. aastal. Kui neist reisidest rääkima hakata, siis tõesti, Georg, sa lase see laud siia katta, las nad toovad selle kõrtsi siia. Näiteks, Eestis tuli käia Jaaniga sageli mööda neid maakondlikke ülevaatusi.
pidulikumad olid mingid Lääne kaluri mingisugused kultuurifestivalid ja sellised asjad. Ja omamoodi oli kahjugi nendest kohalikest külakapellidest, kes siis olid tall läbi nühkinud ja harjutanud oma 7 või 9 lugu. Ja siis, kui tuli see suur päev ja esinemine, nad said lavale, siis tuli Tallinnast väga rõõmsameelne jäme abemik, teinekord oli viiuliga poisike ka veel kaasas, eks ole, astus lavale ja neile öeldi mitte üks hääl. Ja siis see abemik tuli ja mängis kõik lood eksimatult maha. 30 ansamblit, 40 ansamblit, võis olla suures maakonnas, vabalt. Ma ei oli ju niimoodi, eks ole. Jaan ei eksinud rääkimata muusikas, ta ei eksinud ka selles vormis. Kui ta kuri vaim, ta suutis meeles pidada 30 erineva või ütleme 20 erineva rahvatantsurühma, 40 erinevat tantsusest, et hea küll, see lugu võis sama olla, aga üks tegi seda selles vormis, teine teises. Vahepeal polnud lõunaligi aega minna. Vahepeal kulissis, kui keegi tahab näha, kuidas korralikult õlut juuakse, siis seda me ei näe, sest see on filmimata. Kuidas Jaan võttis 2-taktilise pausi ajal kulissis pudeli õlut sisse, tuli lavale ja mängis jälle 4 tundi järjest. See oli täiesti fenomenaalne. See ei ole mingisugune tagantjärgi leelutus, et nüüd mees on läinud, nüüd kiidame teda taevani. Me kiitsime teda tema eluajal ka. Muidugi suur töö selle Leegalite kõrval oli ka koostöö Mait Taguga. Selle ansambli nimi oli Peier muuseas. Ega seda me isegi ei mäleta. Aga see nii kõnekeelne nimi oli Viru Folk. See oli väga nõudlik töö. Ansambel, 7-liikmeline ansambel koosnes valdavalt ERSO ja ooperiorkestri kontsertmeistritest peale Jaani enda. Ja seal laulsid siis Uno Loop ja Hele ja Kaja Kõlar ja tantsurühm Mait Tagu juhatusel. See oli väga pingeline närvesöö töö. Nii nagu Peieris, nii paljudes muudes kohtades ainukene mõeldav asendaja Jaanil küll oli Tiit Tärgu teised akordionistid solvuga, aga eks ma olen teid kõiki ju kuulanud, ma olen enamike teiega koos mänginud. Neil oli Tiiduga selline ühine mõtlemine, et kui me vanalinna päevadel 3 koos mängisime ja hiljem sellest vanalinna päevade mängudest said ka muud esinemised, kus me siis vahest võtsime rütmigruppi juurde, siis see, kui nende peale ei vaadanud, selja taga mängisid või kuskil seal kõrval, mul oli aeg-ajalt selline tunne, et üks muusik mängib 4 käel 2 pillil. Seal ei olnud nagu seda vuuki, nagu öeldakse. Nad olid tõesti ühe hea hingamisega, kuigi nagu öeldud, nad ei olnud teineteise õpilased otseses akadeemilises mõttes. Ja miks see tänavamuusika oli tähtis? Me alustasime Jaaniga seda just 82, kui olid esimesed vanalinna päevad. Ma arvan, et ka meie vanused tingimata ei mäleta, aga noored ei kujuta ette, et nõukogude ajal tänaval musitseerimine tavaolukorrast tõi kaasa miilitsajaoskonda viimise ja sugugi mitte mingisuguse lihtsa trahvi või haldusasja. Kriminaalkaristus, parimal juhul 14 päeva paranduslikke töid, parimal juhul. See oli keelatud, kõik oli keelatud. Ja nüüd see vabaduse hõng, mis tekkis sellest, et inimesed mängivad tänaval, rahvas kogunes ümber ja siis käis Kaabu ka veel ringi. Küsimus ei olnud ju selles rahas, küsimus oli selles, eks ole, et inimene tahtis, ta tundis mõnu sellest, et ta võtab taskust raha ja paneb sinna. See oli ka keelatud asi, kõik oli keelatud. Ja nüüd see vabaduse moment, mis tekkis, see oli niivõrd erakordne. Et uskumatu, kui tagantjärele meenutada, et 2.-3. aastal juba oli nii, et kui meil käis juba siis administraator puhkeparkide direktsioonist kaasas. Mis ta nii, Iivi Rosenberg. Tema käis kaasas, et seda asja ajada, sellepärast, et kui seal oli enne mängu algust kuskil seal Maiasmoka trepi peal või ajaloomuuseumi trepi peal oli 300-400 inimest juba kogunenud. Seda pidi ju korraldama. See oli täiesti fantastiline. Ja see Jaan Sommeri, see armastus selle Põhjamaade rahvamuusika vastu oli muidugi, see tema selline sära tuli sellest muusika esitamisest muidugi väga hästi välja. Jaan mängis tantsumuusikat, üks kõige tuntum oli muidugi Kiirovi. Sergei Mironovitš Kiirovi nimelise näidiskaluri kolhoosi kultuuriosakonna tantsukollektiiv. Mul otsa nagu ma oleks Kiirovi lapselaps. Kiirovi lapselapsest, et Georg Jüriada oli sellel ajal, kui see ansambel tegutses ja tegutses ka puhkpilliorkester Helikon, oli Sergei Mironovitš Kiirovi nimelise näidiskaluri kolhoosi kultuuriosakonna juhataja asetäitja. Ja tegelikult ka, kui seal oleksid olnud mingid tüümikad ametnikud, poleks olnud ei seda ega teist ansamblit. Ja muidugi... Ära unusta ka torpeedid.
Torpeedo ja neid lugusid võib lugeda pikalt. Ja. No selle looga läheks pikaks. Muidugi ei saa jätta nimetamata duot Vello Karu, Jaan Sommer. Kes tahab seda kuulata, Eesti raadios on hulka salvestusi. Ma viskasin ükspäev pilgu peale, ainuüksi koondnimetusi on kõvasti üle 200, aga enamike nimetuste taga on terve plaaditäis lugusid, mida Jaan on salvestanud raadios. Duo Vello Karu ja Jaan Sommer ei ole tänapäeval aktuaalne, sest et see oli tolleaegne meelelahutus. Sulle võrrelda nii nagu, et no mida tähendas Arno Talile see viiul, no kuskil talutares, kus olid võib-olla õieti aknadki polnud, hanged olid räästani, polnud ju raadiot ega mingit muud meelelahutust ja nüüd keegi kääksutab viiulit. Sama lugu oli 60 aastatel väga reibas duo Sommer ja Karu. No tänapäeval ei ole nagu tähtsust, aga sel ajal inimesed kuulasid, lindistasid magnetofoni peale raadiost ja kuulasid veel kord kodus. Tänapäeval võõras, aga tegelikult ikkagi tähtis asi. Nii et ega ma nüüd siis päris 5 tundi ei jaksa ka siin teile rääkida. Aga nüüd ma jõuan siis rosinateni, nagu sa ütlesid. Ega ei saa jätta nimetamata siis Maia Oravat ja Tarvandpäed. Ma oleksin seda ammu teinud, aga see Georg segas vahel. Vaata, esineja ei saa lasta ennast segada, kui ta laval on. Saalist ei tohi teda segada. Jaan vedas mind sinna Maia juurde kaasa, käisime korduvalt erinevatel reisidelgi. Kõik, mis nendel reisidel juhtus, sellest võib ka rääkida. Aga no siis peab ikka tuba sooja olema, sest need jutud on pikad. Ja ma arvan, et kui siin Tiit täiendab mind, siis ma vaatan, kas mul jäi midagi, keegi nimetamata. Ole hea, Tiit. Noh, siin Erki rääkis praktiliselt kõik. Jah, kõik, just kõik. Mis Jaanist tähelepanuväärsemad eluloolised sündmused. Aga siia täienduseks mulle meenub noore poisina üks seik, kus ma sattusin võib-olla Otsakooli 1. ja 2. kursuse õpilasena just nimelt siia muuseumisse kevad-suvel ja Jaan mängis leigaritega. Ja ma olin sõna otseses mõttes sillas, nagu tänapäeval öeldakse, sest ma ei olnud mitte kunagi varem kuulnud midagi taolist, et üks inimene suudab lihtsalt muusikat, pealtnäha lihtsalt muusikat mängida nii säravaks. Ja seda ansambliga, kes ei ole võib-olla professionaalsed muusikud ja oma võimete ja oskuste poolest võib-olla mitte temaga võrdsel tasemel olevat. Ja see oligi Jaani suurim fenomen, et see on väga harva esinev oskus, et mängida mingi asi pealtnäha võimatus olukorras säravaks, lihtsaks. Jaan oli suur muusik. Ja nagu Erki ütles, et ma ei ole küll tema otsene õpilane, aga kindlasti ta oli minu suur mentor. Ja võib-olla tema õpilased, kes siin on, võib-olla meenutavad tema kohta kindlasti väga põnevaid seiku, mida mina kahjuks kuulnud ei ole tema tundidest, aga Jaaniga oli lahe koos olla. Jah, ja meie siin Tiiduga kahekesti, mul oli selline tunne, et niikuinii seda ma tean, et ma räägin meie mõlema nimel, kui ma neid jutte räägin, aga võib-olla, et ma rääkisin täna siin ka kogunisti meie 3 nimel, Jaan kaasa arvatud siin oma pingi pealt, sellepärast, et kui me 3 laval olime, eks see mela oli ikka minu ülesanne alati. Nad nimetasidki meid melakotiks, aga olgu ka. Selle asja nimi viisakas vormis on muuseas konferentsi. Aga me mängime siis siit veel ühe loo, et siis see jutt ei jääks pealmiseks. Jah, küsile ikka. See on ju hea mõte, teeme kohe ära. Laseme kaabu ringi ja... Jörg, minu mütsiga ringi, vaatame palju kokku saame Jaani plaadi avaldada. Laseme käivaid, laseme ringi kohe. Muuseas, see oli küll niimoodi, et kui me kuskil tantsuõhtul mängisime ükskõik, mis oli. Ega seda lugu Jaan meenutas mulle 1891 sündinud pianisti, kellega mul õnnestus ka koos mängida.
kes teadis küll absoluutselt kõiki lugusid. Aga nagu siin Kalev ütles, et üle lava ja 3 lugu jäi vahele. See oli tõesti niimoodi. Sellepärast, et tänu Jaanile me oleme ju Tiiduga kaheksti mänginud ka lugematu arvu kordi ja erinevat muusikat koos. Aga ega Jaaniga ei pidanud otsagi vaatama muusikud. Aga tantsijal on nagu teine dimensioon ja muusikul. Te pidite ikkagi korraks otsa vaatama. Aga ansamblikaaslastena ei pidanud otsa vaatama. Järgmine lugu tuli, helistik klappis. Erki. Lase nüüd mütsi ringi, las koljevad plaadi taha kokku. Erki, ma tahan ühe lause. Jaa, Maie. Mina räägin tantsija seisukohast, kuna mina tantsisin rühmajuhtide rühmas ja Jaan on ainukene tantsusaatja Eestis, kes mängis nii, et ma võisin 8 tundi tantsida ja ma ei olnud väsinud. Vaat see energia, mis ta nende lihtsate lugudega või ükskõik millega andis tantsijale ka oma energia üle. Et selles suhtes imetlus jääb. Jätame, see on ebamugav hetk, teeme seda teine kord. Ega pole enam 82 aasta. No nii, Jaaniga mängisime tavaliselt sellist lugu.